Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Olen Kagu-Eestis suhteliselt Koidula piiripunkti lähedal Kolo-Taavitsa külas ja lähen avastama Piiroja raudteetruupi. Tegu on siis 1930. aastal ehitatud truubiga, praegu siis 96 aastat vana juba, Tartu Petseri raudtee alla. Jah, sinna ei vii ühtegi autoteed, nii et pean matkama natuke maad sinna. Loodetavasti, et parmud mul siin ennem ära ei söö. Siin suvisel ajal on neid leidub korralikult. Infot selle raudtee truubi kohta leidsin Muinsuskaitseameti tellitud ekspertiisanalüüsist dokument Eesti raudtee arhitektuur. Panen selle lingiga video kirjeldusse. Läbisid metsa tulles leidsin ülesse. Päris äge, muidugi eks see kontrast on korralik. Suvalises metsas kõndides järsku avastad sellise konstruktsiooni. Siit on väike oja, voolab ka läbi selle raudtee siis truubi. On öeldud, siis on 5 meetrit kõrge ja 4 meetrit lai. Tartu Petseri raudtee alla rajati siis truup 1930. aastal. See oli siis kõige esindlikum enne sõjaaegne Eesti Vabariigi ajal ehitatud truup. Ehitaja oli Taani firma Højgaard & Schultz. Firma üks asutajatest, Sven Schultz, oli ka Tallinna vesilennukite hangaaride, tänase lennusadama ehitustööde juhataja ning vastutas insener-tehnilise konstruktsiooni eest. 1930. aastal asutatud firma Højgaard & Schultz Eesti filiaal rajas suurtellimuse raames Tartu Petseri raudteeliinile 4 raudteebetoonist raudteesilda ning massiivse Piiroja raudteetruubi. Truup on 60 meetrit pikk ning poolovaalselt võlvitud betoontoru seinad on ligi meetri paksused. Tegu on küll betoonehitisega, aga siin on näha natuke puitu ka. Ma ei tea, eraldab sektsioone. Miks see vajalik oli, hetkel ei oska öelda, et võib-olla valati siis sektsioonide kaupa. Puit oli siis nii-öelda eraldaja, vaat ei tea. Aegade jooksul on siia oja toonud setteid, et see truubi põhi on liiva ja kiviga setetega kaetud. Raudtee truubini viis ikkagi munakivitee, läbiti seda ju nii hobuse kui autoga. Siin on näha, kui palju seda munakiviteed siin järgi on, ega väga palju ei ole. Üks aeg on teinud oma töö. Siit on siis nüüd näha, kus truubi nii-öelda pealt läheb veel korralik muldvall sinna ülesse, kus hakkab see puudeviir. Olen nüüd siin vana raudteetammi peal, mille siis alla jääb truup. Aga siin samas on ka infotahvel, RMK infotahvel siis sellest samast truubist, mis siia meie alla jääb. Ja siin on ära öeldud, sest et selle truubi kohal on lausa 15 meetri paksune muldkeha. Kui nüüd vaadata seda pilti, siis siin ju valati see truup valmis, aga selle kohale veel toodi väga palju pinnast. Et oli ikka kõva töö. Aga siin on nüüd näha. Arvasin, et matkarada matkatee läheb läbi truubi, aga ei. Ehk siis hetkel olen 606 ja 214 kilomeetrise posti juures Peraküla Aegviidu Ahijärve matkateelt. Praegusel palaval suvepäeval on täitsa hea jahe siin truubis olla, mõnus kaja ka. Ühtegi parmu ka ei sega siin, metsa vahel oli neid päris palju. Minu jaoks oli see Piiroja truup ikka väga huvitav avastus. Keset metsa on selline truup, loomulikult on see vana raudtee ja nii-öelda maha jäetud teatud mõttes ikka. Kellelgi vähegi võimalik, tulge ja uudistage. Jah, otse ligipääsu siin autoga ei ole, tuleb natuke enne matkata. Minu poolt praegu kõike. Näeme umbes. Siin matkateel kõndides avastan sellise asja. Ja maasikas. No see nüüd küll metsmaasikas ei ole. Ja
teine on siin. aga mine sa tea, või on see hoopis mingi metsmaasika erisort. noh, proovime ära. maasikas nagu maasikas ikka. jah, selline väike hapukas järelmaitse, aga tegu ikkagi aedmaasikaga. kuidas see sinna sattunud on täiesti keset metsa, ei oska öelda.